Lääne kultuuri alus. Enamus meist vaevalt mõtleb meie kultuurile ning veel vähem sellele, kust me tulime ja kuidas kujunesime. Kuid me märkaksime peagi vahet, kui see asendataks teise kultuuriga, millel pole samu põhiväärtusi ja baasuskumus. Ja see võib juhtuda. Mõned inimesed usuvad, et see on läänemaailmas juba alanud. Lääne kultuuri tuumaks on vabadus, mille kõige olulisem osa on isikuvabadus. See vabadus lubab meil elada elu oma valikute kohaselt, riigiseaduste piirides, mis on ise meie kultuuri tulem ning eksisteerib selle kaitsmiseks. See vabadus viib demokraatiani, mis omakorda kaitseb meie isiklikku vabadust. Meil on demokraatlik valitsus ning eesõigus valida valitsust, kes kaitseb meie demokraatiat ja meie isiklikku vabadust. Me peame meeles pidama, kui suur hüve see on meile isiklikult ja meie ühiskonnale. Maailma paljudes riikides ei ole veel sellist kultuuri ja võib-olla ei saa kunagi olemagi. Aga kui räägime vabadusest, mida me selle all mõtleme? Me mõtleme südametunnistuse vabadust. See on isikuvabadus, mis annab meile õiguse teha ise otsused elu olulistes küsimustes. Kus me elame, kus me töötame ja millist tööd teeme, kes on meie sõbrad, kellega abiellume, kui palju lapsi saame ning palju muud, milles elu seisneb. Me mõtleme ka sõnavabadust, trükivabadust, kogunemisvabadust ning usuvabadust. Enamus nendest vabadustest sündis läänemaailmas 16. ja 17. sajandil reformatsiooni tulemusena. Reformatsioon Euroopas oli usuline revolutsioon keskaegse kiriku rõhuva olemuse vastu, mis oli valitsenud eurooplaste mõtteid ja elu rohkem kui 1000 aasta jooksul ning mis ei julgustanud iseseisvat mõtlemist ega tegutsemist. Reformatsiooni on laialdaselt tunnustatud kui üht olulisemat ning suurema ulatusega mõtterevolutsiooni ajaloos. Siis, kui paljudes Euroopa riikides, eriti Inglismaal, juurdusid reformatsiooni põhimõtted, hakkasid välja kujunema need vabadused, mida me tänapäeval naudime. Umbes 100 aasta jooksul kujundasid need Euroopas tekkinud uute riikide mõtte ja eluviisi. Tulemuseks oli lääne kultuur. Inglismaal arenes 17. sajandil välja demokraatia ning seaduste süsteem, mis on siiani aluseks läänemaailma ja paljude teiste riikide demokraatia olemusele ning seadussüsteemile. Meie eluviis on reformatsiooni tõeline tulemus. Selleta poleks lääne kultuur arenenud nii, nagu see juhtus. Kuid reformatsioon rajanes kindlalt piiblile. Sola scriptura, ainult piibel oli üks suuri põhimõtteid, mis reformatsiooni põhjustas ja seda alal hoidis. Piibel ei olnud keskajal kättesaadav Euroopa rahvaste tavakeeltes. Reformatsioon käivitas piibli tõlkimise suur ajastu, mis kulmineerus Inglismaal King James Version tõlkega 1611. aastal. Ka teistes maades anti sel perioodil välja nende omakeelne piibel. Ingliskeelses maailmas oli kuningas Jamesi piiblitõlge üks kõige mõjukamaid raamatuid, mis eales välja antud. See vormis inglise mõtteviisi ja elu rohkem kui 300 aasta jooksul. Samuti aitas see ka kujundada kaasaegset inglise keelt ning mõjutas elu arengut koloniaalses Ameerikas. On võimatu arvudesse panna või kalkuleerida piibli mõju lääne ühiskonna mõtteviisile ja elule. See on olnud määratu suur. Tänapäeval on siiski lääne kultuur mitmes mõttes sellest taganemas. Seda ähvardavad revisionistid ja dissidendid seespoolt ning otsustuskindlad vaenlased väljaspoolt. Üks meie aja mõjukaid mõtlejaid, Robert Bork, jurist ning endine USA õiguskantsler, kirjutas hiljuti:
Lääne tsivilisatsiooni eriomadused on sellises ohus, mida pole varem nähtud. Bock esitab veenva analüüsi lääne ühiskonna kiire allakäigu kohta ning järeldab, et me peame nii-öelda tõsiselt võtma reaalset võimalust, et võib-olla pole midagi, mis suudaks meie kultuuri käiku tagasi suunata. See on üks põhjustest, miks paljud lääneriigid on häiritud islami fundamentalismi esile kerkimisest ja selle levikust. Islam on püüdnud 2 korda vallutada Euroopat, kuid see ebaõnnestus. Need vallutuskatsed tehti relva jõul. Esimest korda 7. sajandil ja taaskord 15. sajandil. Täna on tegu ideoloogilise konfliktiga, kuigi ka fundamentaalse islami terrorismi võimalus on jätkuv reaalsus. Ekstreemne islam on fundamentaalselt vastupidine piiblil põhinevale lääne kultuurile. Briti peaminister Tony Blair rääkis Austraalia parlamendi mõlema koja ühisistungil kuulajate poole pöördudes nii-öelda globaalsest ideoloogilisest sõjast meie ja meie elustiili vastu. Ta rääkis eriti islami ekstremistidest ja terrorismist, mille ideoloogilised juured on sügaval. Need, kes tahavad lääne kultuuri muuta, olles selle sees, kes soovivad sisse viia uut ajaarvestussüsteemi, mis eemaldaks viited Kristusele, kaotades ära ajaga ausse tõusnud lühendid BC ja AD ehk enne Kristust ja Anno Domini, peaksid hoolega mõtlema, mida nad teevad. Ja need meist, kes elavad lääne kultuuris ja hindavad seda, mille eest see seisab, peaksid hoolega mõtlema, kust see pärineb, kuidas see arenes ja kui palju see võlgneb piibellikele põhimõtetele. Piibli kujundav mõju meie kultuurile on oluline põhjendus esitada küsimus. Kas piibel on tõesti tõde või on meie kultuur rajatud ajuliivale? Vaid mõni aasta tagasi küsis tähelepanelik ajaloo-uurija doktor D.W. Scroggie, mis siis, kui piiblit poleks kunagi olnud? Sellele küsimusele vastates esitas ta veenva aruande läbi sajandite kestnud piibli mõjust kunstile, muusikale, keelele, kirjandusele ning ühiskondlikele reformidele, samuti ka isiklikele tõekspidamistele, rahvuslikule identiteedile ja pereelule. Ta viitas kümnete kuulsate ja mõjukate inimeste nimedele, keda piibel lükkas tagant tegutsema ühiskonna parandamise nimel. Ja siis ta järeldas. Piibel on kõige loovam, taastootvam, tsiviliseerivam, inimlikustavam, harivam, reformivam ja inspireerivam vägi kogu maailmas. Kõige hirmsamgi kujutlusvõime ei suuda ette kujutada, millises seisus oleks tänapäeva maailm, kui kunagi poleks olnud piiblit. Sellele tasub mõelda. Samuti tasub mõelda sellele, milline oleks maailm siis, kui piibli, selle vägeva tsiviliseeriva vahendi, selle mõju oleks meie kultuurist eemaldatud. Võib-olla on see liiga hirmutav. Kui me tõeliselt hindame oma kultuuri, mida see on saavutanud ja mille eest see seisab, peaksime võtma tõsiselt oma alusküsimust. Kas piiblit saab ikka veel uskuda? Peatükk 7. Lootuse allikas. Mingi lootus peab olema, hüüab Mary filmis, mille aluseks on Yuval Schwati romaan Rannal. Lugu ise toimub Austraalias, Victoria provintsis. Tuumasõda on hävitanud enamuse põhjapoolkerast ning suur radioaktiivse tolmupilv hõljub aeglaselt, kuid kindlalt Austraalia poole. On vaid mõne nädala küsimus, millal see pärale jõuab, et kanda surmav tolm nende kontinendi pinnale. Mary, tema abikaasa Peter ja nende väike tütar Jennifer ootavad nagu tuhanded teisedki. Mingi lootus peab olema, kordab Mary endale päevade möödudes, tundes oma sisimas, et seda pole. Elu meie maailmas tänapäeval on selle sarnane. Lootus on defitsiit.
Me oleme elanud juba aastakümneid tuumasõja ohus. Võime olla tänulikud, et seda pole juhtunud. Aga see võib veel juhtuda. Seetõttu on lääneriikide valitsused nii hirmul, et mõni paariariik töötab välja tuumarelva või et need relvad langevad terroristlike organisatsioonide kätte. Me ei saa kumbagi võimalust välistada. Poliitikaanalüütik Weiland Young kirjutas aastaid tagasi oma raamatus Ellujäämise strateegia. Tänapäeval valmistatud relvad on oma mõjult nii ilged, võimsuselt nii suured ja nii arvukad, et isegi murdosa sekundi jooksul nende mõjule, võimsusele ja hulgale mõtlemine täidab inimese meeleheite ja õudusega. Alates ajast, mil need sõnad kirjutati, on tuumarelvad muutunud veel võimsamaks ja kõrgetasemelisemaks ning maailma tuumarelvade arsenal on jätkuvalt kasvanud. See ei näe just hea välja selleks, et taaselustada lootust. Samuti ei aita ka see, kui teeskleme, et neid pole olemas või need kaovad ära, kui me neile ei mõtle. Seda ei juhtu. Lisame siia pilti veel teised välja arendatud massihävitusrelvad, mida samuti täiustatakse ning kuhjatakse paljudes riikides ladudesse. Eriti valmistavad muret keemia- ja bioloogilised relvad, mis võtavad vähem ruumi, on palju surmavamad ning palju lihtsamini kohale toimetatavad kui tuumarelvad, mis esimesena varsti pärast teise maailmasõja lõppu põhjustasid lootuse tuhmumist. Piisab mõnekümnest grammist nendest surmavatest mõrtsukatest, et kaotada tervelt kontinendilt kogu elu, sealhulgas inimkond. Taaskord kardavad lääne valitsused, et need surmavad relvad satuvad mõne vastutustundetu valitsuse või terroristide kätte. Pole ime, et alates 20. sajandi keskpaigast oleme elanud kasvava hirmu ja mõttetustunde ajastul. Üks vaatleja on võrreldud meie aega elevandiga, kes ripub kaljuservalt alla, olles ise sabapidi seotud karikakra külge. Massihävitusrelvade kuhjamise kõrval vähendab turvalisus kasvav tõenäosus, et lähitulevikus tarbitakse ära kogu fossiilsete kütuste varu. See statistika on mitmest kaasaegsest allikast kergesti kättesaadav. Selle suureneva lootusetuse üha ilmsemaks muutumise taustal räägib piibel pidevalt lootusest. Tegelikult on piibli üks märkimisväärsemaid omadusi võime luua selle lugejate meeldes lootuse tunnet, veendumust, et lõpuks läheb kõik hästi, et halvad inimesed ja kurjuse jõud ei jää alatiseks valitsema. Need, kes vaatavad Jumala poole, võivad tunda end kindlalt, sest lootus on olemas. Abraham, keda tänagi peetakse austusega paljude rahvaste esisaks, lootis ajal, kui kõik tundus olevat mõttetu ja kasutu, ning temast sai paljude rahvaste isa. Paljude järeltulevate põlvede jaoks on Abrahami Jumal olnud nende isade lootus. Piibel räägib taeva lootusest, millele nii-öelda tõe sõna Efeslastele 1.13 on juhtinud meie tähelepanu ning selles valguses, mida oleme juba Jeesuse kohta öelnud, suunab ta Kristuse Jeesuse meie lootuse poole, 1. Timoteose 1.1. Me loeme piiblist, et on olemas parem lootus, elav lootus, püsiv lootus, vankumatu lootus, lootuse kinnitus, kirkuse lootus, lootus surnute üles tõusmise peale ja rõõmustamine lootuses. Võib-olla parim nendest on see, mida piibel nimetab õndsaks lootuseks, Tiitusele 2.13. See on lootus, mis pärineb paljudest piibli kohtadest. Lootus, et käesoleva aja lõpul ja Jumala enda ajal tuleb Jeesus tagasi, nagu ta on palju kordi lubanud. Võib-olla mitte kunagi varem inimkonna ajaloos pole seda lootust vajatud nii tungivalt ning see pole olnud nii oluline kui täna. Teisedki raamatud võivad anda nende lugejatele lootust. Neid on kindlasti vaja,
kuid ükski ei tee seda nii pidevalt ja veenvalt kui piibel. Kasvava hirmu ja lootusetuse ajal pakub piibel endiselt inimperele lootust. See on veel üks võimas põhjus kindel olla, kas me saame seda uskuda. Newell Shutti Mary rääkis lugematute miljonite eest, kui ta hüüdis. Mingi lootus peab olema. Kui saame uskuda piiblit, siis on see olemas. See peab olema väärt, et sellele mõtelda. Seega on 7 põhjust, miks on kindlalt vaja teada, kas võime tõesti piiblit uskuda. 7 põhjust, mis esitavad tugeva argumendi targa ja informeeritud otsustamise poolt. Edasise uurimise õigustamiseks piisaks vaid ühest põhjusest nende hulgast. Kuid need põhjused koos on silmapaistev argument järelduseks, et on oluline, kas piibel on tõene. Me kõik peame seda teadma. Lõppsõna. On mitu head põhjust, miks on oluline teada, kas piibel on tõene.